Tere aiandushuvilised! Siin Horticumi YouTube'i kanalil räägime me erinevatel aiandusteemadel. Ja mõnikord tuleb rääkida ka sellest, mis meile meie aias muret teeb. Mustad sipelgad paraku on küll sellised elukad, kellega on pea iga aednik kokku puutunud. Õnneks on mitu asja, mis me saame teha selleks, et nad ei tunneks, et meie aias nii hästi ja ei hakkaks siin nii ohtralt paljunema. Näiteks, kui sul on komposter, kuhu on mustad sipelgad kolinud, siis esimese asjana võiks vaadata, ega see materjal liiga kuiv ei ole. Tihtipeale on komposterid suve jooksul niikuinii vaja kasta või niisutada, sellepärast, et see materjal üldse lagunema hakkaks. Ja enda aias ma olen näinud, et kui nad on ilmunud sinna ja ma olen kohe kastma hakanud, siis tegelikult on ka nemad teinud omad järeldused, ennast kokku pakkinud ja kolinud kuhugi mujale. Aga sel juhul jah, peab ikkagi oma aias ka silma peal hoidma, et kus miskit toimub. Teine koht, mis sageli on nendele mustadele sipelgatele soodne, on igasugused sillutised. Ja selle jaoks on Horticumil ka üks toode olemas, on seesama sipelgapulber. Et sillutiste vahel on sageli liiv nende kivide vahel, kus neil on siis väga mõnus ja siis nad saavad sinna kivide vahele ja alla endale pesa teha. Ja selle puhul ma olen teinud sellest sipelgapulbrist lahuse, just nii, nagu siin see kasutusjuhend on ka kirjas. Et kui ma teen sellest vesilahuse, siis tegelikult see läheb sinna kivide vahele ja alla ka ja tänu sellele on ta lihtsalt nagu väga palju tõhusam. Aga siin ees on mul üks budleia ja tema on natukene õnnetu. Esiteks ma ei ole lihtsalt veel suutnud otsustada, kuhu ma ta maha istutan. Aga teine asi ongi see, et sipelgad on siin osavalt seda olukorda ära kasutanud ja hakkavad siia seda korruselamut siia sisse ehitama. Et ma esimese asjana tegelikult nagu nägingi seda, et kus mul see budleia pott seisis, siis sinna poti ääre alla hakkasid tekkima sellised väiksed mullahunnikud ja siis need hakkasid siit nagu eemale niimoodi kobrutama. Et see on tegelikult esimene märk, et mustad sipelgad on kohal. Ja teine asi, mida ma märkasin just nüüd, kui ma hakkasin selle tõrjumisega tegelema, on see, et paari päevaga on tekkinud siia lehetäid. Ja see on täpselt ainult sipelgate teene. Nemad toovad need lehetäid siia kohale, et siis siin hästi elada. Aga taim on veel õnneks heal tervise juures, temaga on kõik hästi, et nüüd on lihtsalt minu asi selle tõrjumisega tegeleda. Ja siin ma tegelikult teen nii, nagu ma varem olen ka pottide puhul teinud. Üks variant on ka teha ikkagi see lahus ja sellega kasta. Aga tegelikult toimib ka see, et see budleia pott on mul siin selle aluse peal ja ma siputan seda pulbrit siia põhja. Ja tegelikult ta mõjub selliselt ka ja nad ütlevad ka sellel juhendil, et 10 grammi pesa kohta on väga okei. Ja siis ma saan selle potiga ka selle puru ära katta, nii et keegi teine, kes ei pea selle sipelgapulbriga kokku, ei puutu. Aga selle taime kastmist ma jätkan praegu nii, nagu ma siiani olen teinud. Lihtsalt proovin siis veel jälgida, et kas ta tõhus on. Natukene nüüd läheb aega. See ei ole selline mürk, mis mõjuks ühe päevaga, aga võin öelda, et kui ikkagi jälgida sipelgate käekäiku, siis on see pulber päris tõhus. Tubastes oludes väga sellist pulbrit kasutada ei taha, aga ka selle peale on mõeldud, et Horticumil on pakkuda ka selline söödadoos, mis toimib natukene teistmoodi kui see sipelgapulber. Esiteks, ta ei ole kontaktne meiega või meie lemmikloomadega, sellepärast, et see sööt on siin sees peidus. Ja selleks, et teda kasutama hakata, tuleb lihtsalt siia mõlemale poole selle metalli sisse suruda avad. Ja minul on selline lugu, et tuppa hakkavad mul sipelgad tulema 2 korda aastas miskipärast, just varakevadel, siis kui ilmad on hästi mõnusalt soojaks läinud ja sügisel siis, kui minul hakkab see kõige kiirem hoidistamise aeg, et see on see augusti lõpp september. Ja siis ma olen selle avad teinud ja pannud nad selle nii-öelda sinna nende kõndimise tee peale. Tegelikult on ju kohe näha, kui nad sealt tulema hakkavad. Ja siis nad lähevad ise siia sisse ja tulevad välja ja viivad selle sööda kaasa pesasse. Ka tema ei mõju nagu väga kohe, aga ühe selle söödadoosi mõjuperiood on 4-6 nädalat. Ja olen näinud, et see toimib ja ma julgen seda ka toas kasutada. Sel kevadel oli mul ka kasvuhoones nüüd selline olukord, kus need sipelgad ronisid sisse. Et kuna ma pidin osad tomateid ikkagi istutama pottidesse
ja ma ei kastnud neid võib-olla nii tihedalt, kui oleks pidanud, selleks, et siis sipelgad ei arvaks, et seal potis on hea elama hakata. Siis endalegi üllatuseks olid nad üsna ruttu seal kohal. Aga kuna ma kohe ka nägin, et nad seal toimetasid, ma panin sellesama söödadoosi sinna ja see lahenes probleem minu jaoks, aga muidugi nüüd ma olen ka nagu hoolsam ja jälgin veelgi aktiivsemalt, et nad sinna tagasi ei koliks. Aga jah, ma ise esimesena valikuna valiksin selle söödadoosi, sellepärast et see on ohutum mulle ja lemmikloomadele, aga samas ma olen ka kasutanud seda sipelgapulbrit ja võin öelda, et minu kodus ja minu aias on see toiminud. Igatahes ma loodan, et sa said siit ideid juurde, kuidas nende mustade sipelgatega võidelda ja kindlasti tuleb neile vastu hakata, sest lõppude lõpuks seda vaeva ja tööd oleme me oma aias teinud selleks, et me just ise saaksime seda nautida. Ja need vahendid ka on saadaval Horticumi e-poes ja erinevate edasimüüjate juures. Kuna mul on sel kevadel ja suvel olnud päris palju neid lillepotte, siis ma lähen nüüd vaatan need ülejäänud ka üle ja samuti vaatan ka, et ega lehe täis ei ole, sest nemad kaks siiski ikkagi käivad käsikäes. Aga sinule soovin ma toredat aiandamist.